hakkasin kirjutama, ma kirjutasin jah, ma ei tea, põhikoolis ma kirjutasin esimesed luuletused niimoodi nagu teadlikult, et nüüd, mis ei olnud koolis kästud teha. Et ma kirjutan siis luuletusi, mingi see oli selline isiklik väljaelamine juba. Aga keskkoolis ka, ma arvan midagi, jah. Aga need kõik jäid sinna paika ja ma ei mõelnud sellega ka midagi nagu sellist tõsist, et see jääks sellist, iial mul lapsena ei tulnud sellist mõtet pähe, et ma võiksin olla kirjanik, sest isegi mitte mingisugust unistust ega fantaasiat, sest see oli minu jaoks liiga suur müstika, et mismoodi kirjutatakse raamatuid. Ma ei saanud sellest üldse aru. Ma sain aru, need olid põnevad lugeda, aga et ma hakkaks kirjutama, see ei tundunud võimalik. Aga siis ma õppisin seda bioloogiat seal Tartus ja juba 2 aastat olin õppinud ja kuidagi see läks lihtsamaks ja samas ma sain ka aru, et see ikkagi mind väga ei huvita nii elu mõttes, et ma hakkan mingit ma päris seda kõrvale ka ei heitnud, et ma hakkan seda teadust tegema ja mida iganes seal. Aga siiski, see oli ikkagi otsus, et ma hakkan kirjutama ja lähen sellega kuidagi edasi, et sellest saab minu elu. Ja ma arvan, et seda teisiti ei saa, et see peab olema selline otsus, mingis mõttes ikkagi kas elu või surm. Et seda ei saa teha niimoodi, et ma proovin, et ta kas tuleb välja. Et sa pead minema selle peale ja kas siis see kas tuleb välja, siis tähendab seda, et kas sul üldse tuleb välja, kas üldse nagu saad elatud. Et siis 2 esimest aastat me elasime Tartu lähedal korteris, olin seal, käisin sealt rongiga kooli maalt ja läbi Tuisu rongi peale Põldude, aga siis sellest sai kuidagi Viljandis, ma sain Tartus ühe eraka korteri ja seal sellel sügisel, see oli siis 3. aasta sügis, siis see otsus kuidagi tuli ja siis sellega kaasnes see, et ma ostsin endale kirjutusmasina, mida ei olnud saada, aga ma selle kuidagi kursuse kaaslase ema töötas Tartu Kaubamajas ja sealt see kirjutusmasina, see maksis 250 rubla ja isa andis selleks raha või ema. Jällegi nad andsid raha üks asja jaoks ja ema andis veel kirjutusmasina õpiku, mis tema oskas pimekirja. Ja ma isegi sellega harjutasin selle õpikuga, aga ma päris pimekirja nii täiuslikult ei jõudnud. Aga see ei olnud mitte halb, sest ega päris hea on ikka, kui need 10 sõrmesed klahvide peal kiiresti liiguvad ja eriti nüüd, siis pidi peksma need klahve, aga kui see juba, siis ei olnud ju keegi ei arvanudki, et kunagi, ma ei tea, võtaks arvutiga, arvutid olid arvuti, ma tegin isegi mingit tööd arvutiga, oma bioloogia tööd, aga see seisnes selles, et seal andmed pidi sisestama, siis läksid perfolindile ja siis see perfolind pidi arvutisse ja arvuti oli pool maja täit, mis seda töötles siis mingisuguseid lihtsaid andmeid seal ja siis sai suured tulemused, aga tead, kui sul on juba kirjutusmasin, siis sa ei saa seda enam võtta niisama lihtsalt, et sa oled juba teinud ühe sammu, et sa peadki selle kirjutusmasinaga kirjutama. Ja siis ma kirjutasin luuletusi. Üldiselt ma ikka kirjutasin need alguses käsitsi, aga siis lõin masinal ümber. Ja see võib-olla ei ole ka isegi mitte päris niisama naljaks, et see kirjapilt on tähtis või see on hea, kui ta muutub, et kui sa kirjutad oma käega ühe teksti, siis see on peaaegu nagu rääkimine või sul ei teki distantsi. Ja kui sa lööd selle masina kirja, loed lehe peal, see on juba nagu võõras tekst või juba nagu trükitud. Ja ta on kuidagi nagu puhtamas ja näed paremini ära, kas on see kuskil kõlbab või kõlba või mis vead seal on juba luuletuste puhul juba ridade pikkus tuleb välja ja sellised asjad. Et seal oli Kreutzwaldi tänaval, seal Tallinnas tuleb see tee pargi vastas professori Lese juures, kes oli küllaltki värvikas ja talumatu tüüp, nagu sealt küll läksin varsti ära, aga igatahes seal see
algas, igatahes ma tean, et esimene luuletus, mis ilmus EPA lehes, sest see oli kuidagi nii, et siis ma sattusin mingisse luule või kirjandusklubisse või ringi või kuidas ta nimetada, Vilja klubi oli selle asja nimi. See oli ülikooli juures ja Jaan Kaplinski oli selle juhendaja sellel hetkel. Et mingite kursusekaaslaste kaudu ma sinna sain ja siis me seal koos käisime, aga me seal midagi väga tarka ei teinud, aga ma ei tea, vahel lugesime oma neid tekste ette ja siis Jaan ka rääkis mingeid asju, käisime tal ükskord külas vähemalt ühe korra. Aga juba see kokkupuude ühe siis tõelise luuletaja kirjanikuga oli tol ajal see, oli, aga ma ei olnud siis midagi, aga kui tagantjärgi ma saan aru, et see oli tähtis. Ma arvan, see kirjanduse õppimise juures see ongi ikkagi üks oluline moment, et sul tekib mingi õpetaja nagu selles mõttes, mitte et see Kaplinski oleks näiteks mind kuidagi väga õpetanud või kedagi teist seal, aga selline otsene kokkupuude või ikkagi inimeselt inimesele nagu eeskuju mingis mõttes, et sa üldsegi kuidagi vahetult näed, mis see tähendab, et olla kirjanik. See inimene on sulle kirjanik, kuidas ta mõtleb, mismoodi ta on. Et mingil viisil seda nii-öelda ametit ikkagi antakse käest kätte inimeselt inimesele. Ja kõige rohkem ikkagi õpetab teine inimene. Ja võib-olla isegi siis, kui ta midagi ei õpeta, vaid lihtsalt oma olekuga ja selliste eluhoiakutega ja mida ta niisama räägib ja mida ta sööb ja mida ta õigeks peab ja see on see õpetus. Ja siis seal EPA lehes ilmus selle Vilja klubi lehekülg ja seal oli üks minu luuletus Mesilasest. Ja see oli siis esimene trükiproov nii-öelda, aga ütleme päris, seda ma ei võtnud ka väga tõsiselt, see EPA leht, selline ülikoolisisene leht. Päris esimene trükiproov oli Sirbis ja Vasaras sellel ajal. Saatsin ka kunagi Noorusele, üldiselt klassika oli siis see, et tuli ajakiri Noorus, siis seal kõigil ilmusid, kes tahtsid saada luuletajaks, siis nad avaldasid seal oma esimesed luuletused. Aga Rudolf Rimmelile ma luuletused ei meeldinud ja siis seal ei ilmunud. Aga ilmusid siis Sirbid ükskord ja see oli sellel ajal nagu kõrge lend, et kuule tead Sirbis esimesed luuletused. See kõik oli, kuidagi see kõik oli väga selline hierarhiline sel ajal või neid võimalusi vähe üldse. Kas trükiti kuskil ära või trükitud, ega mingit muud varianti polnud. Muidu oli sul käsikirjas, lugesid sõpradele ette või jagasid laiali. Sirp oli suur sõna, et siis ma, kui seal ilmus juba ja ma sain selle eest raha, mis oli isegi 30 rubla. Et see oli nagu mingi tõestus, et ma juba olengi midagi peaaegu ja saan seda teha. Ja siis ma panin ka kokku nendest luuletustest niisuguse käsikirja. See oli Jõeäärne maja, oli see pealkiri. Ja võtsin ja viisin selle kirjastusse Eesti Raamat, mida ka nagu üldiselt ei tehtud. Mul ei olnudki midagi eriti ilmunud ja siis kui nüüd lähed oma käsikirjaga Eesti Raamatusse, see oli ka nii püha asutus, et sinna niisama justkui ei saanud, aga mina sinna selle viisin ja andsin ja siis nad võtsid selle vastu. Ja seal olid veel siseretsensendid, kes pidid hindama seda, see anti mingile, vaid see anti konkreetselt minu käsikirja anti Viivi Luigele. Niimoodi ma sain tuttavaks Viivi Luigega, kes oli teine niisugune hiljem, aastaid hiljem. Sain temaga rohkem tuttavaks ja siis tema, ütleme, oli teine niisugune, kes oli mulle juba luuletajana ammu, juba kuskilt teismelise east väga oluline. Aga siis ma sain teda tunda kui inimest ja nagu näha siis tema niisugust olekut ja olemust. Ja õppida tema käest mingisuguseid asju, mida
raske isegi sõnastada, mis need olid. Aga jah, ta sattus selle esimesel käsikirja lugejaks ja andis sellele väga positiivse hinnangu, kuigi see ausalt öelda, kui ma nüüd vaatan, see raamatut on ikka väga vilets. See on võib-olla paar-kolm luuletuse moodi luuletus seal on, aga siis trükkida läks. Teine siis retsensent oli Ene Mihkelson, kellel ma käisin kohe külas Tartus ja see oli ka väga elamuslik, et ma nägin kuidagi, kuidas luuletaja elab oma väikses toas keset raamatuid ja külmetab seal pärast hiljem, aastaid hiljem, kellega me saime Enega rohkem tuttavaks, siis ta rääkis, kuidas ta oli kadestanud minu lambanahksed kasukat. See oli jube külmad talved ja tema korter oli ka väga külm. Ta oli pilgid elas seal toas ja vaatas kadedalt seda, aga mina vaatasin muidugi suure imetlusega tema seda raamatukogu ja kuidagi kogu seda olekut, mis seal toas oli. Ja midagi ta rääkis ka sellest käsikirjastist, aga see kõik nüüd trükkida läks, aga see ilmuski, siis see kõik võttis ju tohutult aega, see väikse pisikese liikukese trükkimine võttis ikka aasta ja rohkem, ladumine ja toimetamine ja tsensuur ja nii edasi. Et siis ma tulin Hiiumaale. Ta ilmus sügisel jah, nii et ma olin juba Lauka koolis, kui see raamat välja tuli.